Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 64. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna on külas üks naisterahvas, kes ise andis väga ägeda sisendi jutustamiseks. Ja tere tulemast Kärt Kangur. Tere! Alustame selles mõttes kohe teie sellest Matilda projektist. Et küll me jõuame siis koolini ka, on ju. Räägi natukene palun lähemalt, mis asi on Matilda või kes, ma ei tea, kas ütled talle kes või mis? Ta vist on pigem ikka mis, et meie siis oleme natuke võib-olla alternatiivse elustiili viljelejad. Et 2024 me ostsime endale matkabussi ja siis me otsustasime, et me tahame minna Euroopat avastama. Ja siis juhtuski niimoodi, et me hakkasime seda bussi enda näoliseks ehitama, et see oli juba küll valmis. Aga me tahtsime rohkem, et mõned mugavused oleks juures, et näiteks laud oleks ja nii edasi. Ja siis juulis oli meil pikk puhkus ja otsustasime esimest korda, et lähme siis reisima. See oli 2024. Just nii. Ja siis me läksimegi kõigepealt sellisesse Norra, siis olime seal 2 nädalat ja siis meil läksime Šveitsi ja siis kõige rohkem veetsime ka aega Saksamaal, kus olime ka samuti siis 2 nädalat. Ja siis meil ongi buss Matilda. Meil on ta vana Mercedes Sprinter, 2009 aasta oma. Ja kui me auto ostsime, siis me ütlesime, et enne me koju ei lähe, kui meil on bussil nimi olemas. Ja siis me mõtlesime, mis see nimi võiks olla, et on vana, ütleme niimoodi ikkagi auto kohta, ja ta on sakslane. Ja siis kuidagi tuli meil Matilda ja nüüd ta ongi meie Matilda, et kellega me siis, või millega me siis sõidame. Aga see mõte, et endale sellist matkabussi, semuselli soetada, kas see on teil siis terve aeg olnud niimoodi kuklast tiksumas? Just, et me vaatasime kogu aeg võimalusi. Me YouTube'ist vaatasime põhimõtteliselt nagu kogu aeg, mida teha, kuidas teha, kas väiksest autos, suurest autos, mis teha. Ja kuidagi, kui see müügikuulutust nägime, siis me nagu tundsime, et see on see buss, mida me nagu tahame. Ja nii me selle võtsime. Kui palju ta siis valmis oli või mis seal juba tehtud oli? Ta oli ikka tegelikult selles mõttes täiesti juba elamiskõlblik. Seal oli voodi, seal oli kõik kraanikaus, kapid, WC-ga oli olemas, et kõik oli nagu olemas. Aga meile lihtsalt ei meeldinud mõned kujundused, et mitte me tegime siis rohkem, mis meile mugavam oleks. Okei. Ja see kujundusprotsess, kuidas siis oli? Kas sul oli juba mingi visuaal silme ees või see oli selle koostöös Matilda kavatsed tal otsa, sulle sobiks see? Ja, pigem oli niimoodi, et me vaatasime, küll oli mingisuguseid teisi mõtteid, aga kuna seal oli juba midagi valmis ehitatud, siis me ikkagi pidime selle järgi vaatama ja mingid asjad ei töötanud, siis me pidime ümber mõtlema, et küll me tahtsime kraanikaussi teistsugust ja siis jälle pidime väga palju mõõtma, ei läinud hästi, lõikasime juurde ja nii edasi, et kõike pidi hästi palju ja kappi me vahetasime vist 2 korda. Et esimeseks reisiks tegime valmis, reisi vist suhteliselt esimesel nädalal saime aru, et see kapp ei tööta sellise süsteemi ja see läks kohe katki. Ja siis me tulime tagasi ja siis me ehitasime jälle uue kapi. Et kõik on selline sõidu pealt. Aga kas ei olnud kordagi mõtet, et võiks olla nagu autosuvile, haagisuvile, et kindlasti oli matkabuss? Jah, et pigem oligi see, et meil oleks ise ehitatud, et kuidagi tundsime, et see on rohkem midagi, mis on nagu kodusem ja sellega on, ütleme, et kergem liigelda ka, et ta jääb sinna B-kategooriasse ja sa saad parkida põhimõtteliselt igale poole, et ta on meil siis 6-meetrine, ehk siis täiesti siuke piisava pikkusega, et niisama liigelda, et me näiteks, võin näite tuua, et Itaalias on väga kitsad tänavad ja sellega me saime ilusti seal hakkama. No Sprinter on vist natuke nagu kõrgem ka on ju, ta nagu kiitsakam justkui on ju. Just, et see oleneb Sprinterist, meil on natuke kõrgem Sprinter, mis on ka iseenesest hea. See tuleb hästi palju kasuks selles osas kindlasti. Just. Aga siis kas vahetevahel sellist nagu tunnet ei ole, ma olen ise ka tohutu matkaautode fänn või autosuvile fänn esimese hooga. Ja ma isegi olin juba ühte nagu võtmas eelmisel aastal või oli see üle-eelmisel aastal juba, aga siis natuke nagu hakkasin kartma, et äkki see on liiga klaustrofoobiline. Et kuidas teil sellega lood on? Ma ise ütleks, et see mure on, minu arust ongi põhiasi, mida tuleb vaadata alati see, et sa saaksid püsti seista seal.
sellepärast, et kui püsti seista vihma sajab, sa oled seal mitu päeva kongus, vot siis ma arvan, et oleks mingisugune häda kaelas. Aga kui sa saad püsti seista, liigelda, liikuda seal, ma arvan, et tegelikult ei teki seda. Oleneb muidugi ka mitmekesi reisida. Ma tean peresid, kes reisivad 5 seal pisikeses matkabussis, et on inimesi väga erinevaid, aga ma ei ütleks küll, et meil sellega mingit häda on. Et algus oli küll hirm, et issand, kuidas me hakkama saame. Et muidu meil elame majas ja siis järsku me oleme ühes ruumis, kui tülli lähme, mis me siis teeme ja nii edasi, et kõik siuksed probleemid, aga said nagu elamisega täitsa ilusti hakkama. Kui tülli lähme, siis üks läheb kabiini, et põeb kardin ette. Ja nii oligi. Et üks istus esiistmel ja teine oli voodis ja nii oligi. Mul seda tausta tegelikult ei olnud. Aga see oli ainuke loogiline lähenemine. Ja nii oli ka. Aga ma arvan, et sellises olukorras need probleemid ka lahenevad kiiremini, sest et sul pole võimalik põgeneda sellest. Ja oli vahest sellised hetked, kus me läksime sõidu ajal tülli, aga no meil ei ole põgeneda, me oleme kõik mõlemad võõras riigis, me oleme ühes kohas, et sellega ei ole hullu. Aga meil oli ka see, et meil on ka koer kaasas, et meil on koer vorst, ta ei ole nagu väga suur, aga ta ei ole ka väga väike koer, et on siuke keskmine, et ka tema on meil siis reisipartner. Tema puhul vist on hästi oluline see tervisepass ka kogu aeg kaasas kanda, jah? Eriti Euroopas. Tegelikult ei ole, okay. Et see on rohkem siis probleemiks, kui sa lähed riikidesse väljaspool Euroopa Liitu, nagu näiteks Bosniasse, et siis oli see, et on vaja mingit tiiterteste ja asju. Aga Euroopas siis, et keegi kunagi ei kontrollinud. Aga need riigid, mismoodi teil need paika said, sest et sa oled, nagu ma aru sain, või te olete päris mitu läbi reisinud, eks ju? Ja meil on nagu ise ütleme, et 4 lainet on olnud siis nii nimetatud. Esimene reis oligi selline, et me lihtsalt mõtlesime, mis on siuksed ilusad kohad, põhimõtteliselt vaatasime Instagramist, et mis on need kohad. Aga esimese reisimise ajal me saime aru, et me tegelikult ei taha käia nendes rahvarohketes kohtades, et see on nii tüütu, nii palju rahvast ja no ei saa seda naudingut. Ja siis me ikka võtsime suuna pigem selle järgi, et otsisin mingi ChatGPT-lt küsisin, et mis on sellised kohad, mis ei ole nagu väga tuntud, aga väga ilusad. Oi, kui äge. Ja selle järgi siis hakkasimegi põhimõtteliselt trajektoori, aga mõnikord see trajektoor läks ikkagi täitsa luhta ja see on selle seikluse nagu põnev osa. See ongi see sama teel olemine on ju, ja see ongi nii äge. Just ja mõnikord satud sellise kohta täiesti juhuslikult jääb tee peale midagi ja sa jäädki sinna ja oledki seal, et on hästi vahva. Ja siis te, nagu ma aru saan, peamiselt olite ikkagi ju nagu bussis, et teil nagu telkimist kui sellist ei olnud, on ju? Ei, me oleme ainult bussis, alati olnud, et me ise ei ole väga siuksed telkimise fännid, et meile sobibki, näiteks me oleme kuskil mägedes ja siis on siuke rahulik loodusse koht, aga mul on ikkagi soe buss, kus ma saaksin nagu olla ja kus on mugav süüa teha ja nii edasi, et see võimalus on kõik olemas. Mulle endale nii tohutult see mõte meeldib, teisipidi on see nagu nii selline nagu hirmutav, et issand, et mis siis, kui rehv katki läheb? Nagu kes tiks kohta, see inimesi ei tunne mitte midagi, on ju? Jaa, neid juhtumeid on meil olnud juba vist nüüdseks 3, mitte küll, et rehv oleks katki läinud, aga on mootoris olnud probleeme, siis oli generaatoris ja ma isegi nüüd ei mäleta, mis meil 3. probleem oli, aga jah, neid juhtumeid oli meil esimese reisi ajal oli esimene kogemus, kus me küll see probleem pidi Eestis lahendust saama, tegime korda ja siis sõitsime Saksamaa kiirteel, kui siis mootori tuli lõi ja siis oli ka see paanika, mis nüüd saab. Läksime kiirtelt maha, vaatasin telefonist ruttu, kas on mingit esindust ja siis üks oli vist mingi 10 kilomeetri kaugusel, siis me läksime sinna. Aga kõige suurem hirm on nende asjade juures see, et keegi ei räägi inglise keelt. Et see on see kõige, aga ikkagi lõpuks leidsid ühe inimese ja põhimõtteliselt meie probleem sai 20 minutiga lahenduse. Et siis oli küll niimoodi, et kui hästi nüüd läks. Ilmselt sellised olukorrad on ka need eduelamused ja need annavad julgust juurde. Just. Et ei ole nagu nii-öelda lahendamatuid probleeme. Jaa, et tegelikult ongi see, et Google Translate ikkagi aitab või miskit ikka saab, et Hispaanias oli hullem, et Hispaanias on nagu väga raske inglise keelega ja seal meil läks auto nii katki, et see oli just pühade ajal. Et kui meil on jõulud, kui me kingitusi anname detsembris, siis nemad annavad 3 kuningapäeval ja meie auto läks katki 3. jaanuar.
ja siis oli nädalavahetus ja siis tuli veel see pühaga ja nii, et me seisime ühes parklas 5 päeva. No, siis te saite väga ilusasti Hispaaniat avastada. See oli ka mingi pisike küla, aga saime jah, et kuigi ilm too aeg oli niimoodi, et ainult vihma sadas, et ei olnud nagu väga midagi teha, aga saime jälle hakkama. Aga need riigid siis, kas on ka nagu nüüdseks juba mingi liste tekkinud, et kuhu te veel kindlasti tahate jõuda või kuidas te nüüd nagu toimetate? Jaa, ikka on, et hästi palju sõltub loodusest ja ilmast, et näiteks nüüd me käisime viimati Itaalias, aga sinna me nagu tagasi ei kipu väga, et seal oli, ma ei tea, kuidagi lihtsalt ei kõnetanud nii väga, aga küll aga me käisime eelmine aasta Balkanimaadel ja no sinna läks iga kell tagasi. Et seal see loodus ja inimesed on nii teistsugused ja soojad ja et meil jäigi kahjuks nagu Rumeenia avastamata, et seda tahaks kindlasti, Bulgaariat tahaks ka nagu rohkem, et meile nagu tegelikult väga meeldis seal, aga aeg tikkus peale, pidime tagasi koju tulema, et me ei jõudnud. Ja Kreekas oli väga-väga ilus loodus, mis meilt nagu kõnetas, et see oli hästi tore. Kui pikk teil see kõige pikem trip on olnud? Ütlemegi vist 2 kuud on olnud nii, et me oleme täitsa nagu kodust eemal olnud. 2 kuud, see on päris pikk aeg. Ikka on, et meil on alati mingi põhjused või asjaolud, miks me oleme pidanud tagasi koju tulema. Aga jah, 2 kuud on olnud see vist, mis on kõige rohkem, et nii kui me nüüd siin Itaalias käisime ja siis, kui me ka seal Balkanimaadel käisime. Aga mismoodi teil tööd võimaldavad? Tänapäeva väga selline populaarne küsimus, kuidas te saate seda lubada endale? Just, me käisime sügisel ka ise ehitatud matkaautode festivalil oma autot näitamas, siis seal oli ka hästi tüüpine küsimus, kuidas te nagu elate niimoodi? Tegelikult oligi nii, et kui me läksime nüüd, otsustasime peale suve, et me nüüd hakkame seda elustiili viljelema, siis me olime päris mõnda aega töötud. Või noh, mina ei saanud olla töötukassas arvets, ma olin magistrit tegin samal ajal, aga nüüd meil oligi eesmärk, et me leiame tööd, mida me saame niimoodi teha. Ja nii oligi, et elukaaslane, sellepärast pidime Balkanitemaalt tagasi tulema, et tema sai töö, mis seda võimaldas teha. Ja mina otsisin siis põhimõtteliselt kuni septembrini, kuni ma siis leidsin ka sellise töö, mida ma saan kaugelt teha. Ma küll vahepeal pead kontoris käima, aga seda on kõik nagu läbirääkimiste teel. Mis on kui äge? Et see kõik nõuab kannatust. Mulle tundub, et kui selline siht on silme ees, siis asjad nagu loksuvad paika, kui see nagu päris südame soov nii-öelda. Just, kuna ma olen õpetaja paberitega, ma oleks võinud igasse kooli põhimõtteliselt minna. Ja nii oli ka, et kui ma otsisin sellist tööd, mida kaugelt teha, siis ma ei saanud põhimõtteliselt tööd. Et öeldi, et mul ei ole kogemust ja nii edasi, et noh, oli küll see, et mis asja, et ma olen magistriharidusega 5 aastat õpetanud, mis mõttes. Aga kuskile kooli kandideerisin, kohe oli vastus olemas. Et noh, Anna kas või 20 minutit juba oli, et tule töövestlusele. Aga no siis oligi see, et ma käisin paaris koolis töös, sain ikka aru, et no see ei ole see, et ma tahaks ikka siia koju jääda Eestisse, ma tahaks ikka reisimas käia. Ja siis jälle ootan ja kannatan, kuni lõpuks õige nagu sülle kukkus. Ja nüüd sul on see nagu olemas ja mehel on ka olemas ja just. Uus trip on plaanis juba? Veel ei ole, sest praegu me hakkasime maja ehitama. Et praegu läheb võhm sinna ja hetkel läheb ka meie buss müüki, ehk siis sellepärast, et me tahame uut bussi tulevikus ehitama hakata. Buss läheb müüki? Jaa. Mis hinnaga? Hind ei ole teada, aga mingi 8000 vast läheb, et lihtsalt sellepärast, et kui me Itaalias reisisime, siis me tundsime puudus pesemisvõimalusest. Jaa. Ja me käime muidu tanklates pesemas või campsite'ides, aga siis me hakkasime sellest puudust tundma ja sellepärast otsustasime suurema bussi osta, aga nüüd see ootab, et masse ehitama midagi hakatakse. Aga see, kas Matilda siis nagu kurb ei ole nagu maha müüa või ta on ikka ju nii palju siin? See on väga kurb. Me oleme mitu korda juba elukaaslasega väga nukrad selle üle olnud, kui me seda mõtleme, aga see lihtsalt praegu tundub nagu õige asi, mida teha. Et nii ehitusel aitab kaasa kui ka noh, ta lihtsalt seisab meil praegu, et selles mõttes on mõistlik. No muidugi. Ja tulevad uued võimalused, uued veelgi ägedamad. Just nii, et loodan, et keegi saab Matilda sellisena, et ta on ise ka väga õnnelik Matilda. Muidugi on, anname aga hoogu juurde. Aga siis rääkides veel Matildast, mul hakkas endal kohe nii kurb sellest. Hakkab või nutma. Et räägime siis tema toredatest kogemustest. Et jaa, too mõned vahvad seigad ka välja.
ma ei oskagi niimoodi konkreetseid, ma pigem oskakski tuua mõttena selle, et mida või kuhu ta mind viinud, kuhu ta on nagu mind arendanud, kogu see protsess. Et kui ma oleks öelnud ise endale 3 aastat tagasi, et sa lähed nüüd reisid kuskil kuid autos, ma mõtleks, et ma oleks lolliks peast läinud. Aga see on nii palju mulle õpetanud minu iseenda kohta, meie suhte kohta ja ka elustiili kohta, et kui ma tulin esimest reisit tagasi, ma sain aru, et miks mul nii palju asju on. No tegelikult ei ole vaja, seal bussis elades saad aru, sul on vaja paari potti panni ja sul on vaja ainult mõnda riideid. Et ma ütleks, et Matilda, see positiivne kogemus on see, et mis ta minule on õpetanud. Aga samuti, kus ta on mind viinud. Et, ja millega on hakkama saanud, kui on näiteks situatsioonid, nagu seal Itaalias oli, et meil on selline pisikene kitsas tänav. Ja lillepotid juba lähevad mööda peegleid ja nii on ja siis see ikkagi jällegi õpetab mulle mingisugust kannatust, närvi ja see on minust nagu hästi tore. Aga rääkides veel nendest riikidest, et ma ei tea, kas sa jõuad kõik ette ka lugeda või on sul niimoodi puusalt võtta need kõik või? Väga ei ole, ma võin pigem nimeta riike, kus me ei ole käinud. Et üks väga irooniliselt on Soome, et me ei ole sinna jõudnud, et meil on mitu suve see mõte olnud, et me lähme, et kuna ma olen suur muumifänn, et me tahaks muumimaale minna. Aga jällegi pole kuidagi nagu jõudnud. Holland, see oli ka meil tegelikult enne maja ehitamisplaan, et me lähme see kevad Hollandisse, kuna mulle väga meeldivad tulbid, et siis me saaks seda protsessi näha. Ja siis seal samuti kõrvale ka Belgia ja Inglismaa kanton ja Šotimaa on üks asi, kus ma kindlasti väga tahaks minna. Ja Prantsusmaa on ka nii, et me oleme seda nagu transiitriigina olnud, aga me ei ole seal nagu avastanud, et tegelikult tahaks ka Prantsusmaad niimoodi. Ja rohkem ka siuksed pisikesed riigid nagu Kosovad ja sellised, et kus me sõja tõttu nagu ei ole julgenud minna. Jaa. Aga kui öelda sulle mingi riik, kas sul tuleb kohe mingisugune mälestus ka sellega või? Itaalia on kitsad tänavad on ju, et Kreeka ilus loodus on, et kui sul nagu niimoodi mõni riik tuleb mingisuguse teemaga niimoodi meelde ka või? Jaa, näiteks Saksamaa, minu jaoks Saksamaa on kõige nagu lemmikum riik, et lihtsalt see inimeste soojus seal, sa jalutad niisama tänavatel ja kõik tulevad mingi tere, kui ütlevad, et sul on ilus koer, hakkavad juttu rääkima, mõnikord seisadki 40 minutit ja lihtsalt jutustad võõra sakslasega. Ja siis teiseks olid hinnad, mis meid nagu meeletult šokeerisid ja me läksime toidupoodi ja ma vaatame, et enamik hindu hakkavad nulliga. Ma ütlen, mis asja, kuidas see võimalik on? Ja kõik need lossid ja see ajalugu ja see kõik on minu jaoks, Saksamaa on minu jaoks alati selline, kuhu ma võin iga kell tagasi minna. Aga see esimene kogemus, kui eredalt see meeles on? See on, ma arvaks, et kõige eredamalt meeles, sest siis oli seda nagu põnevust hästi, et me ei teadnud, mida teha ja mida kaasa võtta ja siis kus me oleme, kuidas me otsime asju, kõik see oli nagu nii uus ja nii põnev, et see on, ma arvan, kõige eredamalt selles mõttes meeles. Kui sa vaatad nagu reisi sellist kujunemist, siis umbes protsentuaalselt, kui palju on ette planeeritud, kui palju on sukest, mis tuleb nagu käigu pealt? Ütleme, ma ette planeerin tavaliselt 100%, et ma teen mingi Google Maps teen eraldi kaardid, kuhu me kõik lähme ja reaalsus on see, et me jõuame võib-olla 30% nendesse kohtadesse, mida ma olen planeerinud. Et tulebki jällegi, nagu ma juba rääkisin, miskit on tee peal, miskit juhtub autoga. Ma ei tea, lihtsalt leiame, et võib-olla pole mõtet sinna minna, et loeme mingisuguseid kommentaare selle kohta ja nii edasi, et siis, aga me võtame tavaliselt selle, me teame, et me tahame sinna minna, me võtame selle sihi sinna poole, et vaatame kas või ööbimist või nii edasi, et jah, ütleme nii, et 100% planeeritud, välja kukub 30%. Mul tundub, et sellise pisikese ruumi koristamine vist on üliäge, et see on nagu pole väga teha midagi. Jaa, lihtsalt see on üllatav, kui kiiresti selline pisike ruum mustaks saab. Eriti koeraga. Just, et lihtsalt iga nädal koristad ja mõtled küll, et ei käi, jätad jalanõud välja ja nii edasi, et kuidas see mustus siia tuleb, ei saa aru, aga näed ikka läheb nii mustaks. Ja see on see õhk on lahti või uks on lahti on ja juba siis õhk liigub ja tolm liigub on ju. Just. Aga kui palju sa oled nagu õppinud esimesest ja nagu 4. lainest, et nagu asjade pakkimisel ja planeerimisel kaasa? Ja esimese reisiga oli niimoodi, et
me ostsime, ma ei tea, me ostsime lihtsalt hunnikust toitu kaasa. No kõike, mis võimalik on, et ei tea, äkki me ei ole seda, äkki ei saa seda. Riietega samamoodi meil oli enda riidekapp täis, siis meil oli taga veel varusahtel ja see oli ka riideid täis. Nii et 4. see oli niimoodi, et võtab mõned T-särgid kaasa ja võtab piisavalt pükse kaasa ja toidu osas me isegi, me võtsime näiteks mingid riise ja siukseid asju kaasa, mõnes, näiteks Hispaanias oli väga keeruline leida sellist kiiresti valmistavat seda kotiriisi näiteks. Et mingisugused ja näiteks supid ja need olid ka head, et saime kohe teha ja nii edasi. Aga see, mis me esimesel korral kõik kaasa ossime, siukest asja enam 4. aines ei olnud. Et see hästi palju ikkagi läbi kogemuse õpetab. Just, sest see, kui neid võrrelda, siis see on ikka öö ja päev kogemus. Kui palju teil oma sõpruskonnas tuleb juttu nendest reisidest, et praegu näen, kuidas su silmad säravad, kui sa selle peale nagu mõtled ja räägid, on ju, et kui tavapärane see teil on? No ikka tuleb, et sõbrad on nagu kohati ka juba harjunud sellega, et alguses nad kõik olid mingi, mis asja, kus te lähete, mis te teete. Aga peale esimest reisi kõik olid nagu hästi toetavad ja kõik nagu jälgivad ja mida me teeme ja küsivad. Ja tegelikult on nagu tore, et meie sõpruskond on ka selline, et me hakkasime Instagramis seda kontot looma, mis meil on nagu Matilda konto ja hästi palju sarnase elustiiliga inimesi jälgivad meid ja meie neid. Ja me saame hästi palju nagu rääkida, et kus minna, kus on hea, kus on halb. Et on nagu siuke oma community'ga seal nagu või kommuun siis tekkinud, et ja ka sugulased ja need on juba nii harjunud, et just minu sugulaste puhul oli pigem see ootamatu, et mis asja, et kus sa lähed, mis sa teed, on ju. Õpetaja niimoodi. Just. Ja aga nüüd nad on juba nii harjunud, et mõnikord kirjutab mulle, et oota, kas saad reisib ja saad kodus üldse. Aga kas te kindlasti nagu sätite aega, et kevade poole et minna või mingi hetk olete ju ka talvel ära olnud või kuidas see aeg paika saab? Tegelikult me sihime rohkem talvist aega, et siis on ikkagi see depressiivne hall ja pime ja kui lund ka ei ole, siis see vihm ja see on nagu nii väsitav. Et siis üldiselt see aasta oligi nii, et see kõige hullem see novembrikuu me olime siis Itaalias ja siis samal ajal sõbranna saadab mulle oma halle pilte ja mina istun päikese käes. Ma ütlesin, on päris tore siin. Et me rohkem sihime, et seda talveaega, et sa kevadel ja suvel saaks kodus olla, et siis on siin ka nagu palju tegemist. Ja nüüd siis viimases reisiperioodis, viimases laines, kus te kõik ära käisite, kui kaua te olite, siis olite kui 2 kuud jälle või? Just, aga siis me olime suure osa ajast Itaalias, aga mingi nädalakas olime ka Austrias. Et seal lihtsalt juba sellepärast, et meil läksid jälle mõned tehnilised asjad katki ja siis me pidime ootama varujuppe ja nii edasi, et siis selle tõttu pidime olema natuke Austrias, aga muidu olime suurema osa Itaalias. Ma mõtlen, et kui te olete nii kaua Itaalias juba olnud, ega siis ei kutsugi tagasi, teil on juba kõik avastatud. Ja, seda ka, aga lihtsalt seal kuidagi ei olnud siukest loodust, nagu oli Kreekas, et ma saan hästi palju mägedes ja nii edasi olla, et see võib-olla nagu ei kutsu tagasi, küll aga söök kutsub küll tagasi, need pastad ja pitsad ja koogid ja need olid ikka väga head. Kuidas sulle tundub, kui hästi võetakse selliselt reisijaid nagu teistes riikides vastu? Et te vist ei olnud ju väga nendes nagu karavanide parklates, või nagu omapäi kuski rohkem on ju, et kuidas nagu vastu võetakse? Ütleks, et üllatavalt hästi, et küll aga netist lugedes on hästi palju nagu negatiivseid kommentaare, aga on ka neid, et kui me näiteks ööbimist valime, meil on selleks siuke äpp nagu Park for Night. Ja kui me näeme seal kommentaare, et kohalikud tulevad mingi mune viskama või et visati kivi sisse või siis me nagu pigem ei lähe sinna, et on ka mingisuguse kante, kes ei kannata üldse. Aga üldiselt ma ütleks, et nad on ilmselt harjunud Saksamaa pensionäridega, Saksamaa pensionärid käivad kogu aeg matkaelamutega reisimas, et ilmselt nad on nagu harjunud sellega. Et näiteks Itaalias tegelikult ongi see, et on niisama vabas looduses kämpimine keelatud. Et Itaalia on hästi teinud nii, et nad on pakkunud hästi palju neid tasuta parklaid, mis ongi ainult just kämperitele. Et seal ikka sai väga suurte teiste inimestega ja ka teiste eestlastega mõnikord kokku. No tõi väga õige asja välja, et riigiti on need asjad ju nii erinevad, eks, et kui palju sa pead enne kurssi viima nende asjadega? Jaa, et tulebki uurida, mis riikidest tohib
vabas looduses olla, mis ei tohi olla, võib tulla politsei, võid saada trahvi, et seni meil õnneks pole sellist kogemust olnud. Küll aga näiteks Horvaatia on ka üks riik, kus ei tohi autoga vabas looduses matkata, aga õnneks see probleem ei tulnud. Aga näiteks Austrias küll tohib, aga ükskord politsei siis ikkagi tuli meil ukse taha, et mis te siin teete ja Et eks see oli võib-olla imelik, et võib-olla mingi kohalik kaebas ära, et valge kaubik seisab siin ja Eesti numbrimärgiga, et ei tea, mis toimub, aga küsisid ID-kaarte asju ja vaatasid, et oleme okei, et siis polnud probleemi. Et ühesõnaga ikkagi võib ette tulla neid hetki, kui kontrollitakse, aga pigem on need nagu mõistlikud ja sõbralikud. Just, et seni pole nagu mingit probleemi olnud, et keegi tuleks meid kuskilt ära ajama või et meil on õnneks nagu hästi neid või kõige parem on meil ikkagi see, et meil ei ole nagu midagi juhtunud, et keegi pole meil. Küll aga tegelikult on, et esimene reis Lätis tuldi meie autot peksma. Et viimane öö, kui me olime siin, et mõtlesime Lätis, et enne kui me Eestisse tuleme. Ja lõppes siis sellega, et öösel mingid siuksed noorukid tulid meil autot peksma ja siis me pidime sõitma öösel Eestisse. Et mis on natuke naljakas, et käid kogu Euroopa ära ja siis Lätis juhtub siuke asi. Aga äkki nad arvasid, et kedagi pole sees? Ei, nad teadsid väga hästi, et me olime sees. Nad juba, sest et nad olid nagu õhtul ka seal ja siis mul elukaaslane käis ujumas ja nii edasi, et nad teadsid küll, et me oleme seal. Okei. No ju te pidite väga kähku koju tulema sellel õhtul mingil põhjusel. See oli jah, see oli nagu, see oli jälle see asi, mis jättis negatiivse tunde, et mis nagu nüüd saab, et eriti kuna viimane õhtu, et kas tõesti nagu peab rikkuma siukse reisi nagu sellisega. Aga õnneks see nagu edaspidi ei morjendanud meid. Aga kuidas sellest hetkest nagu üle saada nii kähku, et kas siis nagu tulebki lihtsalt meenutada, et kuule, et meil oli palju rohkem ilusat kui see ebameeldiv või kuidas sest et mingil hetkel inimene paratamatult ikkagi ju salvestab rohkem seda nagu negatiivset, eks ju, sest et see on meil see enese alalhoiu instinkt ja nii edasi. Aga kuidas siis nagu endale nagu sisse sööta seda, et kuule, tegelikult meil oli rohkem häid asju ju. No siinkohal ma pean lihtsalt tänama oma elukaaslast, et tema on selline, kes pigem mõtleb positiivselt, mina olen see, kes nagu talletab selle negatiivse ja olen see, et nii nõme ja nii tobe ja nii edasi, aga elukaaslased, aga tegelikult mõtle selle asjale, et mis see kõik muud tõi. Ja siis ma olengi, et okei, sul on õigus. Aga nüüd siis, kui siin praegu on koduehitus on ju, et kas ikkagi plaanid on uueks talvehooajaks juba tegemisel või veel nii kaugele ei mõtle? Olen mõelnud, aga ilmselt me ei jõua uut bussi valmis selleks ajaks, et hetkel on meil siht ikkagi ülejärgmiseks aastaks, et siis me veel mõtlema, kes, kus, kuidas, et tegelikult meil on ikkagi suurema plaan ikka kunagi Aasiasse jõuda ja Ameerikasse jõuda ja ikkagi bussiga? Ikka, aga mitte küll enda, et siis rendiks juba sealt või ostaks sealt ja siis hiljem müüks maha või midagi sellist, et aga jah, kunagi ikkagi tahaks ka kaugemale kui Euroopa jõuda. Issand, kui äge. Ma mõtlen, et mõelda nõnda, et võiks, ma ei tea, Aasias või Ameerikas osta bussi ja seal maha müüa. Nagu see on nagu next level. Jah, aga ma räägin, et kuidagi on see elustiili mõte nagu tundnud, et tegelikult elu ei ole nii keeruline, et igas asjas on lahendus ja kui ei ole lahendus, siis võtta mingi muu alternatiivi välja. Et kuidagi see on mind see reisiperiood on kõik õpetanud. Aga nüüd kodu, teete nüüd mõistlikult nagu väiksema või? Just, kodu tuleb väike. Et enne seda oli meil maja, mis põhimõtteliselt sobis 5-liikmelisele perekonnale. Ja niipea kui me reisid tagasi, me saime aru, et milleks meile nii suur koht. Et me elame 2 pluss meie koer ja ei tundu nagu mõistlik. Ja siis jäigi see mõte, et me tahame nagu sellist elamut ka, mis on paras 3-toaline või selline, et me saaksime rahulikud ja ka siuksest niimoodi ehitatud, et kui me nüüd talvel ära oleme, et siis selle majaga midagi juhtuks. Et oli ka nii. Mulle endale hästi meeldib selline YouTube'i kanal vist jah, nagu Living Big in a Tiny House või midagi taolist. Ja seal oli ka alles hiljuti sama mõte, et maja või ütleme kodu peaks olema disainitud nõnda, nagu seda siis 90+% ajast kasutatakse. Et kui seal on nagu 2 inimest, siis ta ei pea olema sul 5-toaline on ju. Just, sest reaalsus on see, et need satuvad selliseks koolitubadeks, et tore on, kui külalised tulevad, aga olgem ausad, kui palju neid külalisi tuleb aasta jooksul, eks. Et minu arust on ka see mõistlik, et
et sul on piisavalt ruumi, et sa kasutad kõiki normaalses koguses, köök, elutuba, magamistuba kasutad nagunii pidevalt, et jah. Selles mõttes tuli see reis ikka nagu igas mõttes kasuks. Just, see lihtsalt õpetas nii palju, ma räägin, et iseenda ja elu kohta, et ma olen täiesti kategooriliselt teine inimene kui see, kes enne bussielus reisis. Ennast nagu paalub kuidagi see mõte, et äkki kunagi seal pensionieas või nii on ju. Siis ma mõtlen, aga miks peaks nii kaua ootama on ju? Jah, ja see oli ka meie põhimõte, et kui sa sellele juba mõtled, siis tee seda. Et hästi paljud on meie juurde tulnud, et ma ei tahaks osta, aga ma ei julge või kas on pointi. Ma olen, et kui sa juba, sul on mingisugune tung sellele, siis kindlasti alati osta. Et elus ei kaota mitte midagi sellega. Sest et isegi kui see jääb hiljem seisma, saad selle maha müüa, mis iganes, aga need mälestused või kogemused, mis sa sealt saad, on palju väärtuslikumad. Tihti on ka nii, et kui vähemalt nagu on autosuvilad, siis neid ka renditakse välja. Kui palju teie teete seda? Meie seda ei tee, et meilt on jällegi tuttavad küsinud, et ma tahan minna sinna, et kas sa annaksid. Aga meil on see mõte, et see on meie kodu. Et me ei taha anda seda, me ei tea, mis inimesed seal teevad, kus see läbi käib ja nii edasi, et meil nagu seda ei ole. Et eriti kuna see on oma kätega ehitatud, siis võib-olla annab natuke teistsugust vaibi. No ma täitsa kohe ei kujuta üldse ette, mismoodi te selle suudate maha müüa. Ega see on väga keeruline. Aga ta praegu ei ole veel müügis siis või on ei ole müüki veel ametlikult pandud jah, et meil on see mõte kogu aeg kuklas, et me peame seda tegema, aga kuidagi nagu on raske neid pilte teha. No siis, kui te valmis olete, küll te selle ära teete. Just. Aga praegu, mis siis sellest Matilda kanalist saab, mis teil juba loodud on? Matilda kanalis, hetkel meil ikkagi need Itaalia või meil on siis 2 kanalit, üks on siis Instagram, teine on YouTube'is. Instagramis siis me kajastame ikkagi praegu ka maja ehitusasju ja YouTube'is siis on hetkel alles jookseb Itaalia seeria, et see on siuke Poola peal. Ja siis see, kui otsa saab, siis hakkavad maja ehitusvideot tulema. Et kuigi see on nagu nimetused on Matilda de Van, aga me oleme kuidagi selle nii enda kodubrändiks teinud, et kus ongi siis vorst, Ints ja mina. No aga selles mõttes ta saab alati uue bussi nimeks panna Matilda Van Junior, senior. Meil ongi see mõte, et uus buss on ka ikkagi Matilda, et täpselt samasugused näed välja, lihtsalt natuke pikem, et ta jääb ikkagi Matildaks. Aga jäin mõtlema selle nagu tootearenduse poole pealt, kas sellel kuidagi mingit väliduši ei anna nagu juurde panna või? Meil oli väliduš ja meil oli ka siuke duš, et me panime kraanikaussi selle ja siis me pesime nagu toas. Aga see ei olnud nagu kõige mõistlikum. Ja välidušiga on ikkagi see miinus, et kui talvisel ajal käis, ei ole ikkagi nii soe, et õues pesta, et suvisel ajal on täitsa ükskõik, siis saab teha. Samuti, kui me käisime kevadel Kreekas, siis me pesime päris mitu korda õues. Aga jah, oleks ikkagi hea, et eriti kuna me käime matkamas ka, et kui me tuleme peale matka, siis me saaksime normaalselt ennast ära pesta. Või siis, kui me peame 5 päeva seisma ühe koha peal, et siis on ka hea, kui saaks. Oleks hea, kui see võimalus olema sellest. Aga rääkides nüüd sina ja õpetamine, et me saime üldse sinuga kokku tänu sellele, et Sindi koolis annad valikainet. Ja siis seonduvalt sellega me saime kokku. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal, et see õpetajatöö ei ole nagu üleliia kerge on ju. Ja siis ma kuulen, et sa tulid veel siis aastal 2020 ka, see kõige hullemal aastal, mis üldse saab olla on ju. Et miks just õpetaja amet? See asi on mulle endale ka üllatav. Sest tegelikult gümnaasiumis ma väga tahtsin saada patoloogiks, see oli mu eluunistus. Aga viimases klassis ma sain kuidagi aru, et mul ei ole nagu piisavalt oskusi, et saada arstiteaduskonda. Ja kuna ma sain filosoofia olümpiaadil hea koha, siis ma sain kohe ka filosoofiasse Tartu Ülikooli sisse. Mõtlesin, olgu, eks ma siis proovin. Ja seal oli vaja praktikat teha ja siis ma mõtlesin, et huvitav, mis praktikat ma teen filosoofias. Ja siis ma kirjutasin oma õpetajale, kes oli minu õpetaja siis gümnaasiumis, filosoofia õpetaja. Ja siis ma küsisin, kas ma võin sinna kooli praktikale tulla. Ja peale mitut tundi ma sain aru, et issand, see on nii äge töö ju. Ma tahaks seda nagu püsivalt teha. Ja siis kuidagi oligi, et ma tegin juba mitu praktikat seal koolis ja siis ma nägin, et Sindi kool otsibki aastal 2020. Ja kuna mul ei olnud nagu veel ühtegi ametlikku paberit ja ma olin lõpetamas, siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin, et äkki saan ja
läks hästi ja siis saingi. Ja siis ma olin selle koroona ajal õpetaja. Aga õpetaja oled sa ju praegu jätkuvalt edasi? Jah, aga väga väiksel koormusel. Et mu põhitöö on ikkagi õppedisainer praegu, kes siis teebki igasuguseid ülesandeid ja projekte õpikutesse ja lisaväärtusena õpetajatele ja õpilastele. Räägi natukene lähemalt nüüd see õppedisainer siis lahti. Ja, et õppedisainer siis ma olen kirjastusmauruses. Ehk siis minu allata on kõik sotsiaalaine õpikud. Ja sinna siis lisaväärtusena tavaliselt loongi mingid lisaülesandeid, mis siis õpetaja saaks veel lisaks kasutada või kas veel õpiampse, ehk siis olen näiteks alles lõpetasin Lähis-Ida õpiampsu, et kus siis ongi detailsed, mis siis toimub ja nii edasi, sest seda infot ju levib nii palju, et sotsiaalmeedias ja nii edasi, et õpetajal ongi see eelis, et ta saab selle õpiampsu lahti teha, seal on tekst, seal on ülesanded ja siis on ka sihuke reflekteeriv ja arutlev osa, et saavad siis nagu klassis arutada ja nii edasi, et mis annab sihukest lisaväärtust ka õpilasele õpetajale. Ja me räägime nüüd paberkandjal õpikust või digiõpikust? Okei, mõtlesin, kuidas ma nagu arendan parandan. Ja, see on mulle endale nii loomulik osa, sellepärast ma üldse ei mõelnud selle. Jah, et tegu on siis digiõpikuga. Okei. Digiõpikud. Digiõpikud, kõik digi ütleme nii. No vaat ma olen nagu see inimene, kes läheb nagu poodi ja tahab kassapidajad, kellele tere öelda on ja siis e-koolist ma ei tea mitte midagi. Ja nüüd sa ütled, et meil on tegelikult digiõpikud on ju. Jah, et tegelikult see eelis on see, et meil on ikkagi need õpikud ka paberkandjal olemas, aga kui näiteks jääb kellegi õpik koju või õpilane on pikalt haige või et ta on koolist eemal, siis tal on võimalus kodus see õpik niimoodi lahti teha ja sealt neid asju ka lisaks teha. Ja, aga ütled, et nagu nüüd ala teed, koostad lisaülesandeid on ju, et kus kohast sa ise selle inertsi või selle mõtte saad? Ma ei tea, mul lihtsalt on kuidagi loomulik. Et tegelikult õpetaja töö mul lemmikosa oli ettevalmistus. Ehk siis ma otsisin igast YouTube'i videosid ja artikleid ja mõtlesin ülesandeid ja töölehti, see oli mul lemmikosa. Ja nüüd ma saangi põhimõtteliselt mul 100% saan teha seda oma lemmikosa. Et seda ettevalmistuse ma saan igast asju uurida, välja mõelda, et see loominguline osa on mu lemmikosa. Aga samas, nii palju kui ma sind õpilastega suhtlemas nägin, siis mul tundus, et sulle meeldis see ka. Jaa, mulle nagu meeldibki koolis see, et õpilastega ma saan nagu tagasi, aga on ka see, et tegelikult ka päris palju on see, mis sööb minust endast ära. Et mis lõpuks mul oligi see, et ma nüüd natuke aega võtan pausi õpetajatööst, et oligi see, et ma võtsin hästi palju endaga koju kaasa. Et sellega hakkas kannatama suhe, sellega hakkasin kannatama ise ja siis lõppeski sellega, et ma olin nagu selline negatiivne, kuri, võtsin selle klassi kaasa, ma olin ebameeldiv inimene ise enda jaoks. Ja kuna ma olen ise enda jaoks, ma tean, ma olen ka õpilaste jaoks. Ja siis ma olingi, et stopp, nüüd on paus, et ma ei taha olla see nõmme õpetaja, kes kellelegi ei meeldi ja nii edasi, et ju ei olnud nagu õige aeg praegu klassis olemiseks. No selles mõttes on hästi kurb, et kuna sa ikkagi teed seda asja ju hingega ja nagu räägid, mulle nii meeldib see ettevalmistusprotsess on ehk, et sulle meeldib nagu see reaalne õpetamise pool, eks ju. Ja teisipidi annab ikkagi nagu päris ruttu ennast läbi põletada sellega, sest et sa tahad nii palju endast anda. Just, ja tegelikult kui ma just esimene aasta käisin kuskil õpetajakoolituse sellel, siis õppejõud oli kohe, et ta kardab, et ma põlen väga kiiresti läbi. Tegelikult see juhtuski, sest et ma annan nagu endast liiga palju ära, et teistel hea oleks. Et see oli see nagu kurb osa sellest tööst, et ma võtan nagu liiga südamesse seda tööd. Et kui midagi juhtus klassis või keegi nagu tundsin, et ma ütlesin kellelegi halvasti, siis ma olin ikkagi nagu terve õhtu selline nukker ja tundsin ennast kehvasti, et tegelikult ei peaks nii olema, aga kahjuks nagu oli. Ma mõtlen, et tegelikult see on ju armas või selles mõttes see on kurb, nagu ebamugav ja raske nagu läbi töötada endas, aga see on ju tegelikult tore, kui inimesel on tunded. Ma mõtlen eriti õpetajale. Jaa, ei muidugi see on nagu tore, aga see lihtsalt on ennast tappev, ütleme niimoodi. Et lõpuks ongi see, et ma töötasin ka Saku gümnaasiumis, et mul mõlemas koolis olid oma klassid. Ja siis ma võtsin nagu kõike nagu, ma tahtsin, et neil oleks kogu aeg hea ja siis on nagu fookus nendel, aga samas sul on ka mingi 10 klassi, keda sa õpetad, siis sa tahad, nendel on hea ja siis ongi see, et see nagu on siuke
väsitav protsess, aga noh, näiteks, kes mu esimene klass Indis oli, et siiamaani suhtleme ja kirjutame, kui neil mingi mure, siis nad kirjutavad mulle ja saame kokku ikka aastas vähemalt korra ja et meil ikkagi see suhtlus on nagu säilinud ja see on ikkagi ka see, mis mind motiveerib, et noh, ju ma ikka andsin neile ka midagi. Muidugi andsid, muidu see poleks läbi põlenud. No selles mõttes. Et aga tänasel päeval, kui sa nüüd vaatad tagasi selle nagu perioodile, et selle nagu nii-öelda läbipõlemisprotsessile nii-öelda, et oled sa jõudnud enda sisse nagu rahusse sellega? Jaa, et ma tegelikult rahu saingi suht kohe, kui ma töölt ära tulin. Et mulle ikkagi vahepeal tulevad niinimetatud sellised järelmõjud või noh, et mõtlen mingi asja peale. Aga siis ma mõtlen, et noh, kas või noh, tuletan mingit situatsiooni meelde, mis ma ei tea, mina tegin kellelegi haiget või keegi tegi mulle haiget. Ja siis ma mõtlen, kas see inimene mõtleb selle peale, et tõenäoliselt mitte, et see lapsel on nagu päevas ka samamoodi mingi 9 õpetajat või 8 õpetajat klassis. Ta tõenäoliselt ei mäletagi seda ühte pahurat asja, mis tema tegi, aga mina nagu mäletan seda. Sest et minul on nagu ka erinevad, aga ikkagi mõned õpilased jäävad niimoodi meelde. Aga mis on nagu positiivne ongi see, et minuga jäid ikkagi need õpilased nagu suhtlema, kes olid nagu mulle toeks ja kellele ma olin toeks. Et ei olnud mitte ainult enda klassis, vaid üleüldse. Ja see ka on ikkagi mõnikord see, et saadavad mulle mingi triilse või mingi postitusi, et igatsen, kui sa mingi klassi ees olid. Ja siis mõtlen, kui tore. Et see läbipõlemine võib-olla mul ongi siuke, ta ei ole kuskile kadunud, aga ma nagu elan sellega, aga mul on olemas ka tugi, kuidas sellest nagu läbi saada. Ja samas need teised asjad, mis nagu nii palju toetavad, kas või see sama reisimine on ju, või nagu perekond on ju, et või siis kutsa on ju, et noh, et need teisi asju nii palju nagu tegelikult ja. Just, et jah, ma lihtsalt saan sellist asjadest kiiremini võib-olla üle, et ma üritan leida mingisuguse pääsu, et ma tunneks ennast hästi, kas või see, et ma lähen kas või trenni või mis iganes, et maandan selle negatiivsuse ära. No väga äge, kuule, aga igatahes täna võtame tasapisi juttamise kokku. Aga mul on hästi hea meel, et sa tulid rääkisid natukene sellest matkabussiga ringi reisimisest ja sellest elustiilist, et ma usun, et väga paljud noored on mingil hetkel selles kohas, kus ei tea, mida peaks tegema eluga ja miks mitte siis korraks võtta aeg maha ja minnagi bussiga põrutada Euroopasse. Just, ja see on mu põhimõte ka, et see tundub hirmus. Aga õpib selle läbi nii palju. Mõned lähevad Austraaliasse, mõned, ma ei tea, lähevad kas või Soome, mis iganes, aga kui on tahtmist load olemas, tahad natuke põgeneda, pane asjad kokku, võta see buss ja mine, õpid nii palju iseenda kohta. Et kui on see tahtmine, siis minugi poolest. Ja kui on alati küsimusi või asju, saab minule pöörduda, et olen selle tee juba, ütleme nii, et 2 aastat läbi käinud, et saab küsida. Kui on mingisuguseid soovitusi, tahtmisi, küsimusi, ehitamise osas ja nii edasi, no sellele vastab muidugi mu elukaaslane, aga siis kõik siuksed võib-olla ka mentaalsed küsimused, et kuidas hakkama saada ja nii edasi, siis ma võin selles osas nagu soovitusi anda, et mida ma tegin ja kuidas seal töötas. Okei, kuule, tasub üles otsida ja siis Matilda Vänni jälgima hakata. Ja Matilda T-Vänn. TH on siis ka seal, et ei ole lihtsalt nagu Matilda, vaid Matilda. Ja Instagramis meil on T-Vänn Matilda, sellepärast, et teistpidi oli juba see kasutatunnus ära võetud. Igatahes tuleme uudistama, aitäh sulle, Kärt. Aitäh.